Tere! Tänane muinasjutt on pärit Madalmaadelt, mis siis kunagi hõlmas Kirde-Prantsusmaad, Luksemburgi, Belgiat ja Hollandit, praegust Hollandit. Ja ma mõtlesin, mind on varem juba ka piinanud küsimus, et miks Madalmaad on just Madalmaad, et kas nad siis on kuidagi madalamal kui teised maad või on mingi osa neist juba vee all. Aga siis ma taipasin, et muinasjuttudel ongi võime meid viia mingil määral ajas tagasi või tutvustada lugusid või mõtteid, mis inimeste ja rahvaste peas on varem liikunud või juttusid näidata meile, mis on suust suhu liikunud, mis siis tutvustavad meile midagi, mille peale on meie nii-öelda esiisad varem mõtelnud. Ja kui ma selle muinasjutu otsa komistasin, siis ma sain aru, et tegelikult vastab see paljuski minu küsimustele juba ära. Siinkohal oleks võib-olla paslik mainida, et see on nüüd üks nendest muinasjuttudest, mis ei pruugi lõppeda sugugi õnnelikult. Et on ka selliseid muinasjutte, kuid sellegipoolest võivad nad olla väga õpetlikud. Ükskord ühes suures linnas elas väga palju kaupmehi, kes käisid mööda maailma ostmas ja müümas ning tõid koju jõudes kaasa imelisi asju. Nad töötasid tublisti ja olid üsna uhked. Kuid eriti uhked olid veel nende valgete käte, tanude ja tikitud põlledega naised. Kuid kõikidest kõige uhkem oli linnapea tütar, kes oli saanud isalt päranduseks maid, losse ja 100 laeva, mis tõid talle tervest maailmast kõige ilusamaid ja hinnalisemaid asju. Kuid talle ei olnud ikka veel küllalt. Ja nii ta siis kutsus enda juurde kõige kartmatuma oma kaptenitest ja ütles: Asu laevale ja mine too mulle laiast maailmast kõige hinnalisem asi, mis üldse olemas on. Kapten asuski teele, sõitis merd ja muudkui otsis, kuid ei suutnud otsustada, mis on see kõige väärtuslikum rikkuste seas. Lõpuks jõudis ta ühe vana mehe juurde, kes oli terve elu tarkust kogunud. Nüüd oli tal seda nii palju, et ta võis teistelegi jagada. Minu perenaine tahab, et viiksin talle kõige väärtuslikuma asja, mis laias maailmas üldse olemas on. Olen juba 1 aasta, 1 kuu, 1 nädala ja 1 päeva teel olnud, kuid pole seda veel suutnud leida. Kui sa oskaksid mind aidata, oleksin väga tänulik ja maksaksin hästi. Sa ei pea mulle midagi maksma. Sõnad on nagu õhk ja mina annan need sulle tasuta ära. Seepärast pane raha taskusse tagasi ja kuula mind. Kõigest kõige väärtuslikum on hea vili. Heast viljast saab jahvatada head jahu ja sellest saab teha head leiba. Ütle üks inimene, kes ilma leivata võiks läbi saada ja mis meist üldse saaks, kui vili enam ei võrsuks. Kapten täitis laeva viljaga, parima viljaga, mis ta suutis kokku osta ning asus siis koduteele, ise kindlalt veendunud, et on teinud õige ostu. Perenaine juba ootas teda. Ta oli märganud silmapiiril laeva purjesid ning jooksis ummisjalu sadamasse, jõudmata tanupaelugi kinni siduda. No, kapten, näita välja, mis sa mulle tõid, küsis linnapea tütar. Kulda, elevandiluud, teemante. Midagi hoopis paremat. Mul on lastiks parim vili. Parim vili, mida üldse leida võib. Sellest saab suurepärast jahu, millest sinu teenijad saavad küpsetada imemaitsvat leiba. Vili. Mina tahtsin midagi haruldast ja kallihinnalist. Ma ei tea, mis ma selle lastiga üldse peale hakkan. Viska see merre ja otsi endal uus peremees, mina sind enam oma teenistusse ei vaja. Kuid kapten ei uputanud vilja ära. Ta teatas kõigile linna vaestele, et kui nad tahavad terve talve head leiba süüa, peavad nad paluma linnapea tütart,
vilja kaladele visata oleks ju tõesti kahju. Tütarlapse maja ette kogunes suur hulk rahvast, paludes jagada ära põlatud laadung neile, kel seda väga vaja on. Kuid linnapea tütar ei võtnud vaeste palveid kuulda. Nii olen ma öelnud ja nii peab see ka jääma. Ta kutsus kohale oma teenrid, kes viskasid viljakotid merre ning rahvas vaatas pealt, kuidas need vee alla vajusid. Ainult üks naine hüüdis. Pea meeles, tüdruk, tuleb päev, mil üks ainus viljatera võiks sindki õnnelikuks teha. Kuid linnapea tütar hakkas naerma, võttis sõrmest hinnalise sõrmuse ja viskas selle vette. See juhtub ainult siis, kui meri mulle minu sõrmuse tagasi annab. Mõni päev hiljem ostis teenija talle turult suure kala ja kui ta selle lahti lõikas, oli seal sees perenaise sõrmus. Nüüd mõistis ülbe tüdruk, et meri on öelnud oma sõna ning kuulutas talle ette hukku. Nii juhtuski. Kõik tema laevad läksid üksteise järel põhja. Ta pidi maha müüma kõik oma ääretud maad ja uhked lossid ning temast sai kerjus, kes käis tükikest leiba palumas. Kuid linn oli vaeste vastu karm. Sama karm, kui linnapea tütar ise oli olnud nende vastu, kel polnud süüa. Vastuseks kõlas ikka, mere põhjas on vilja küllalt. Kui sul seda vaja on, siis mine järele. Vahest seepärast juhtuski, et meri otsustas ühel päeval võtta oma valdusesse majad ja tänavad ja maad, mis aeglaselt uppusid. Sellest ajast peale võrsub seal neetud kohas igal aastal merepõhja visatud vili. Kuid keegi ei korja seda saaki, sest soolases vees kasvanud viljapead on tühjad, ilma terade ja ilma väärtuseta. Nüüd oled sa saanud teada kahte asja, et vili ei kasva ainult maa peal ja et kõik muinasjutud ei lõppe hästi. Homseni!